minu meelest mehed võiks teha rohkem komplimente teistele meestele. Me võiks nagu julgeda öelda, vaata, oma sõpradele, kui nad näevad head välja. Sest naised ju alati julgevad. Vaata, sest teie olete oma sõbrannade vastu, te olete nii toetavad, kui te olete sõbrannad. Te hea meelega teete komplimente. Sa näed seda nagu ülihästi. Kui te lähete nädalavahetusel välja, siis te näete vaeva, lööte üles ennast, kleit, meik, lähete sõbrannadega klubisse, te kõik särate ja siis te teete koos väikse pildi, on ju. Panete Instasse üles ja vaata, mis seal pildi all kommentaarides juhtub. Sinna tuleb kari teisi naisi, kes hakkab teid sebima. Lihtsalt mingi, oh my god, sellised mimmud ongi vä? Issand, jaa, seksikad tšikid olete, sina ka ju. Teeme kohe kääre vä? Ma arvan küll. Süda, mingi ahv, kellel on käpad silmade ees. Süda, palm, 3 ahvi käpad silmade ees. See on nagu niukene laviin positiivsust lihtsalt. Ja mulle meeldib. Ma olen kade. Meestel võiks ka niimoodi olla. Aga meil kunagi ei ole. Vaata, me näeme ka mõnikord vaeva, paneme triiksärgi selga, teeme sõbraga pildi. Pane Instagrami üles. Vaata, mis see on. Esimene kommentaar. Tiit ja Teet. Alati mingi loll nali lihtsalt. Vaata. Mehed ei või hästi öelda, me peame mingi lolli nalja tegema. Ja ma saan aru, võib-olla keskmine mees, ta ei taha teise mehe välimust kiita, aga nagu sa ei peagi otseselt välimust ju kiitma, sa võid öelda midagi üldiselt positiivset. Et näiteks, kui su sõber Roomet paneb pildi üles, tal on nagu nokats peas, aramise pudel käes. Kirjutad alla, sa oled oma lastele hea isa. Roomet on mingi, tuli välja poolt minu laps. Aga thanks, Trevor. Sest naiste kommentaarid on alati positiivsed kommentaarid ja mõnikord ka geograafilised. See on minu meelest päris huvitav. Ma mäletan nagu noorest peast juba seda, kui mina olin noor, siis nagu niuke sait nagu rate.ee oli päris kuum, on ju. Ja siis ma mäletan, et nagu klassiõed kommenteerisid teiste klassiõdede piltide alla Egiptuse jõe nime. Et nagu üks pani pildi üles ja siis teine kirjutas, issand, Niilus. Niilus. No sitaks tähti. Ja ma arvasin, et see on nagu mingi släng, et nagu, kui on hea pilt, siis pane jõgi alla. Ja ma hakkasin ka nii tegema. Aga ma olen Eesti mees. Et ma kommenteerin Eesti jõgesid, on ju. See ongi minu päev, lihtsalt ma otsin Instagramist perse pilti ja siis kirjutan võandu. Ülim kompliment. Ma tõesti nagu kadestan veits naisi mingis mõttes. Ma arvan, et teie elus on rohkem positiivsust. Teil on nagu toetavad sõbrannad, on ju. Mõndadel teist on suhkruissid. See on üha rohkem populaarsust koguv liikumine Eestis. Suhkruissindus. Kes ei tea, mis suhkruissid on? Vaata, suhkruissid on sellised vanad, rikkad mehed, kes siis nagu pakuvad noortele naistele head elu ja vastutasuks need naised annavad neile seltskonda. Ja mõned kritiseerivad neid naisi, aga mitte mina, sest minu meelest sellest pole midagi halba. Sest nagu päriselt, kui sa mõtled, milles see probleem on? Nad tahavad rikast meest. Mis siis? Ma tahaks ka. Mul pole mingit probleemi suhkruissidega. Ainus asi, mis mind veits häirib, on see termin. See on veits nilbe. Suhkruissi. No kas te võiks olla veidi kaugem sugulane või? Aga see oleks nagu aktsepteeritav. Mõtle, kui järgmine Anita Sibula Instagrami postitus oleks mingi Veneetsiast kuskilt nagu we can't get away with my suhkru lellepoeg. Ma oleks nagu ülikõva. Ma isegi ei tea, mis lellepoeg on, aga vähemalt pole isa. Sest sul ju valikut on nagu võtta kaugemalt kui isa, nagu sul mingi, ma ei tea, suhkru äi, suhkru tädipoeg, suhkru onupoeg, suhkru nõbu, sorry. Kuigi suhkru nibu kõlab väga vahvalt, olgem ausad. Aga okei, ma saan tegelikult issist isegi aru, vaata, sest issi näitab, et ta on vanem mees. Aga samas suhkur peaks näitama, et ta on rikas mees. Aga suhkuri otseselt pole väga kallis, ta on lihtsalt magus.
sul on vaja midagi, mis on kallis, mitte magus. Öeldakse, et šampanja ja kaaviar, mitte šampanja ja komeedikomm. Ma tegin veits uurimustööd. Teate, mis on kõige kallim maitseaine maailmas? Safran. Safran. Pole kunagi kasutanud. Safran. Kõlab nagu mingi TTÜ välistudengi nimi, vaata. Lendas Hispaaniast kohale siia. Yo soy Safran Luis Elizondo González. Tuli nii teed õppima siia. Aga see on see, mille poole püüelda, vaata. Safran. Te peate otsima endale tõeliselt rikka mehe. Sest tõeliselt rikas mees võib olla teie safranissi. Keskmise palgaga mees võib olla teie suhkruissi. Kuhu ma tahan jõuda oma jutuga on see, et mina enda palgaga võin olla teie kartuli maitseaine issi. Aga see oli mu aeg, aitäh teile!